Miks Vietnami sõda üldse puhkes? Mis täpselt juhtus? Miks Ameerika neid ründas? Mis oli selle kõige algpõhjus? Tegelikult enne, kui Ameerika Ühendriikide arvukad sõdurid Vietnamisse jõudsid, Ameerika Ühendriigid olid juba ammu abistanud ja sekkunud konflikti. Tegelikult ei alanud see suure sissetungiga. See algas lihtsalt raha, relvadega, sõjaliste nõustajate ning Washingtoni hirmuga, et kommunism võib Kagu-Aasias täielikult levida. Et mõista, miks Ameerika sattus Vietnamisse, peame kõigepealt tagasi minema aega, mil vietnamlaste peamine vastane polnud veel Ameerika Ühendriigid, vaid Prantsusmaa. Vietnam oli pikka aega osa Prantsuse koloniaalimpeeriumist, aga pärast teist maailmasõda kasvas vietnamlaste seas nende arv, kes soovisid oma riigi iseseisvust. Üks selle liikumise tähtsamaid juhte oli Ho Chi Minh, Vietnami rahvuslane ja kommunist, kes juhtis Viet Minhi. Viet Minh oli peamine jõud, mis võitles Prantsusmaa vastu esimeses Indo-Hiina sõjas. 1954. aastaks Prantsusmaa sai Dien Bien Phu lahingus suure kaotuse. Selle tõttu oli neil raske sõda Vietnamis jätkata. Genfis toimus rahvusvaheline konverents, kus arutati, kuidas konflikt lõpetada. Kokku lepiti, et Vietnam jagatakse ajutiselt kaheks. Põhjas oli Ho Chi Minhi valitsus, lõunas aga Bao Dai valitsus. Oluline on sõna ajutine, sest Genfi kokkuleppe eesmärk ei olnud kohe kahe püsiva riigi loomine. Plaanis oli üleriigilised valimised 1956. aasta juulis, mis pidi viima Vietnami taasühinemiseni. Ameerika Ühendriigid ei allkirjastanud lõppdeklaratsiooni, kuid ütlesid, et ei riku kokkulepet jõuga. Washingtoni jaoks oli tol ajal külma sõja haripunktis suurem probleem kui lihtsalt Vietnami jalamine. Maailmas olid vastamisi kaks suurt poliitilist süsteemi. Ühel pool Ameerika Ühendriigid ja nende antikommunistlikud liitlased, teisel pool aga Nõukogude Liit, Hiina ja teised kommunistlikud riigid. Ja Ameerika jaoks Ho Chi Minh ei olnud lihtsalt Vietnami juht, teda nähti ka kui osa Aasias kasvavast kommunismist ja just seda Ameerika ei tahtnud. Siin sai oluliseks niinimetatud domino-teooria. Idee oli lihtne, kui üks riik muutub kommunistlikuks, võivad ka naaberriigid kergemini järgneda. Ameerika presidendi Dwight Eisenhoweri jaoks, kui Lõuna-Vietnam langeb kommunismi alla, võivad sellele järgneda ka Laos, Kambodža, Tai ja teised Kagu-Aasia riigid. Seetõttu toetas Ameerika veelgi rohkem Lõuna-Vietnami. Tegelikult Ameerika aitas Prantsusmaad juba enne esimese Indo-Hiina sõja lõppu. Ameerika andis Prantsusmaale palju raha ja sõjalist abi, kuid Eisenhower ei tahtnud saata palju Ameerika sõdureid otse Dien Bien Phusse, mis asub Põhja-Vietnami põhjaosas. Seal sai Prantsusmaa Viet Minhi vastu suure kaotuse osaliseks. Ja tulemuseks Prantsusmaa lahkus. Ja pärast Prantsusmaa lahkumist muutis Ameerika Ühendriigid oma tegutsemisviisi. Selle asemel, et toetada Euroopa koloniaalvõimu, Washington hakkas otse toetama Lõuna-Vietnami kommunismi vastast valitsust. Üks inimestest, keda nad otsustasid toetada, oli Ngo Dinh Diem. Diem oli Vietnami natsionalist, katoliiklane ja äge kommunismi vastane. Alguses oli ta peaminister Bao Dai all. Mõned Ameerika ametnikud uskusid, et ta suudab lõunas luua tugevama valitsuse, mis suudab vastu seista Ho Chi Minhi mõjule. Kuid juba algusest peale oli suur probleem. Lõuna-Vietnam ei olnud stabiilne. Seal olid omavahel konkureerivad poliitilised rühmitused ja usulised organisatsioonid, relvastatud rühmitused ja kohalikud juhid. Keskvalitsuse kontroll paljudes piirkondades oli samuti nõrk. Seetõttu, kui Ameerika toetus Diemile kasvas, suurenes ka Washingtoni vastutus tema valitsuse püsima jäämise eest. 1955 aasta oktoobris toimus hääletus, kas Bao Dai jääb Lõuna-Vietnami juhiks või asendab teda Diem. Ametlikult võitis Diem peaaegu 98% häältest, kuid isegi Ameerika diplomaatilised raportid mainisid, et kampaania oli ühepoolne ja opositsioonil ei olnud vaba võimalust kampaaniat teha. Pärast hääletust Diem asutas Vietnami vabariigi ja sai Lõuna-Vietnami presidendiks. Sellest alates Ameerika abi kasvas veelgi. Ameerika Ühendriigid saatsid nõunikke ja andsid suure summa raha, et luua ja koolitada Lõuna-Vietnami sõjaväge. Peamine eesmärk oli, et Lõuna-Vietnamil oleks oma jõud, mis suudaks riiki kaitsta kommunistliku ohu eest. Ameerika nõustamisprogramm algas juba 1950. alguses ja laienes pärast Prantsusmaa lahkumist. Sõjalise abi nõuanderühma ehk maagi raames aitasid ameeriklased Lõuna-Vietnami relvajõude väljaõppes
organisatsiooni ja varustusega. Kuid samal ajal kui Lõuna-Vietnami sõjavägi tugevnes, kasvas ka rahulolematus Diemi valitsuse vastu. Üks suurimaid probleeme oli tema viis kontrollida maapiirkondi. Paljud traditsioonilised külavanemad asendati ametnikega, kes olid otsesemalt seotud Lõuna-Vietnami keskvalitsusega. Arreteeriti ka kommunistide toetajaid, kuid karmid meetmed ei tabanud ainult kommuniste, vaid ka poliitilisi vastaseid, aktiviste ja teisi valitsuse kriitikuid, kes kogesid samuti survet või vangistust. Seega, kui olid kommunist, olid samuti ohus. Selle tõttu oli ka tavalisi vietnamlasi, kes polnud varem kommunistid, kuid kaotasid usalduse valitsuse vastu. See oli suur probleem, sest rahva toetus provintsides oli väga oluline. Samal ajal jäi ka valimised ära. Kui see juhtus, et Diemi valitsus keeldus valimiste üle läbirääkimistest, sest nad väitsid, et kommunistide kontrolli all olevas põhjas ei toimu tõeliselt vabu valimisi. Washington toetas seda seisukohta. Ka Ameerika sisemistes aruteludes oli selge, et üle riigi toimuvatel valimistel oleks kommunistlik pool suure tõenäosusega võitnud. Põhjas ka olukord polnud samuti rahulik. Kommunistide valitsus eesotsas Ho Chi Minhiga viis läbi ulatusliku maareformi. Selle eesmärk oli võtta maa suurmaaomanikelt ja jagada see vaestele talupoegadele. Kuid selle elluviimine muutus vägivaldseks. Paljusid inimesi karistati ja tapeti ning hiljem tunnistas ka Põhja-Vietnami valitsus, et toimus palju vigu ja kuritarvitusi. Samal ajal jäi Lõuna-Vietnami pärast riigi jagunemist alles veel kommunistlikke gruppe. Järgmistel aastatel arutas kommunistlik juhtkond, millal nad taas relvastatud võitlust Lõuna-Vietnami valitsuse vastu alustavad. Kui Diemi valitsus muutus üha karmimaks ja Vietnami taasühendamise plaan ei edenenud, hakkas Põhja-Vietnami strateegia järk-järgult muutuma. 1959. aastaks Põhja-Vietnam hakkas rohkem toetama relvastatud gruppe, kes võitlesid Lõuna-Vietnami vastu. Hakkas laienema teedevõrk Laoses ja hiljem ka Kambodžas, mida kasutati inimeste, relvade ja varustuse lõunasse toimetamiseks. See süsteem sai hiljem tuntuks kui Ho Chi Minhi rada. Pärast aastat 1959 kommunistliku personali infiltreerumine Lõuna-Vietnami jätkus pidevalt. Ja 1960. aasta lõpus loodi Lõuna-Vietnami rahvuslik vabastusfront ehk NLF. See oli poliitiline organisatsioon, mille eesmärk oli ühendada erinevad rühmitused, kes olid Lõuna-Vietnami valitsuse vastu. Rühmas oli nii kommuniste kui ka mittekommuniste, kuid kommunistlikel juhtidel oli seal kõige suurem kontroll. Relvastatud jõud, kes võitlesid Lõuna-Vietnami valitsuse vastu, said tuntuks nimega Viet Cong. Mässulistel oli provintsides suur eelis, sest paljud neist olid sealt pärit. Nad tundsid hästi teid, põlde, jõgesid ja seal elavaid inimesi. Samal ajal koolitasid ameeriklased Lõuna-Vietnami sõjaväge ja varustasid neid kaasaegsete relvadega. Aga nende vastased ei võidelnud alati nagu tavaline armee. Nende vastased, geriljad, võisid kanda tavalisi riideid, sulanduda rahva sekka, rünnata kiiresti ja kohe lahkuda. Seetõttu mõistis Ameerika, et ainult paljudest relvadest ei piisa võiduks. Nad pidid võitma ka tavaliste vietnamlaste usalduse ja toetuse. Kui mässulised tugevnesid, oli Ameerika üha enam sunnitud otsustama, kui palju nad on valmis tegema Lõuna-Vietnami päästmiseks. Kui Viet Cong tugevnes, sattus Lõuna-Vietnam üha raskemasse olukorda. Provintse oli järjest raskem kontrollida. Kui John F. Kennedy sai 1961 aastal Ameerika Ühendriikide presidendiks, uskus ta, et kommunistliku laienemise peatamiseks ei tohi kohe saata suurt Ameerika sõjalist jõudu. Seetõttu laiendas ta abi Lõuna-Vietnamile. Ameerika sõjaliste nõunike arv kasvas kiiresti. 1962 aasta lõpuks. Ameerika sõjaväelaste koguarv Vietnamis ulatus juba umbes 11 000. Nii. Nad aitasid väljaõppes, luures, kopterioperatsioonides ja Lõuna-Vietnami sõjaväeoperatsioonide planeerimisel. Loodi ka sõjalise abi väejuhatus Vietnamis ehk MACV, et juhtida kasvavat Ameerika osalust. Üks strateegiatest võitluses Viet Congiga oli strateegiliste külade programm. Paljud pered viidi valve all olevatesse küladesse, et Viet Congil oleks raskem toitu, uusi liikmeid ja toetust saada. Valitsus lubas turvalisust ja teenuseid. Kuid paljudes kohtades viidi inimesed sunniviisiliselt üle ja programmiga kiirustati. Selle tõttu kaotasid mõned külaelanikud valitsuse vastu veelgi rohkem usaldust, selle asemel, et sellele lähemale jõuda. 1963. Aasta jaanuaris
ilmnes veel üks suur probleem. Apache lahingus suutis väiksem Vietcongi üksus vastu seista suuremale Lõuna-Vietnami väele, kellel olid Ameerika kopterid, soomusmasinad ja nõustajad. See näitas, et isegi kui Lõuna-Vietnamil oli parem varustus, polnud sissisid siiski lihtne võita. Samal ajal süvenes ka poliitiline kriis Lõuna-Vietnami sees. 1963 aastal puhkesid laialdased budistide protestid president Ngo Dinh Diemi valitsuse vastu. Olukord muutus veelgi tõsisemaks, kui budistmunk Thich Quang Duc põletas end Saigonis protestiks elusalt. Foto leevis üle kogu maailma ja see nõrgestas veelgi Washingtoni usaldust Diemi vastu. 1963 aasta novembris alustasid Lõuna-Vietnami kindralid vandenõud ning Ameerika Ühendriigid ei takistanud neid, kes kavatsesid Dieni kukutada. Tema valitsus kukutati ja Diem tapeti koos oma venna Ngo Dinh Nhuga, kuid Diemi kadumine ei toonud oodatud stabiilsust. Selle asemel algas Lõuna-Vietnamis järjestikune juhtide vahetus. Vaid mõne nädala pärast tapeti ka president Kennedy Dallases 1963 aasta novembris. Tema asemele tuli Lyndon B. Johnson. Johnson ei tahtnud, et Vietnam oleks tema presidendiaja keskmes, sest teda huvitasid rohkem sisereformid Ameerikas. Kuid ta ei tahtnud ka, et Lõuna-Vietnam kommunistide kätte langeks tema presidendi ajal. Samal ajal halvenes sõjaline olukord pidevalt. Strateegiliste külade programm nõrgenes ja Vietcong tugevnes maapiirkondades. Selle tõttu saatis Johnson veel nõunikke ja andis kindral William Westmorelandile suurema rolli Ameerika sõjalistes pingutustes. Ameerika Ühendriigid ei kasutanud ainult nõunikke, vaid viisid läbi ka salajasi operatsioone Põhja-Vietnami vastu. Oplan 34A raames viisid Ameerika toetatud jõud läbi rannikurünnakuid. Samal ajal patrullis Ameerika merevägi Põhja-Vietnami ranniku lähedal, kasutades niinimetatud DeSoto missioone elektroonilise luure kogumiseks. Need kaks olid erinevad operatsioonid, kuid mõnikord toimusid need samas kohas ja ajaliselt lähestikku. 1964. Aasta juuli lõpus Oplan 34A-ga seotud patrullpaadid ründasid mõningaid sihtmärke Põhja-Vietnami rannikul. Mõne päeva pärast sisenes Tonkini lahte Ameerika hävitaja USS Maddox, et läbi viia DeSoto patrull. Sellel hetkel ei olnud veel suurt Ameerika maismaa-armeed, mis oleks otse Vietnamis võidelnud, kuid Ameerika Ühendriikide sekkumine süvenes järjest enam. Alates nõustajatest, helikopteritest ja luurest kuni salajaste operatsioonideni. Ja Tonkini lahes oli üks kokkupõrge peaaegu andmas president Johnsonile põhjust viia Ameerika laiemasse sõtta. 2. augustil 1964 Ping Tonkini lahes jõudsid esimese otsese kokkupõrkeni. 3 Põhja-Vietnami torpeedopaati lähenesid USS Maddoxile. Ameerika hävitaja andis esmalt hoiatuslasud, enne kui lahing algas. Vietnami paadid lasid torpeedosid, kuid ükski neist ei tabanud Maddoxit. Ameerika laev vastas oma kahuritega. Samal ajal saabusid appi ka Ameerika lennukid. See esimene kokkupõrge toimus tõepoolest ja ka Põhja-Vietnam tunnistas seda. 2 päeva hiljem naasis USS Maddox Tonkini lahte koos teise hävitajaga USS Turner Joyga. Oli 4. augusti öö. Ümbrus oli väga pime, ilm halb ja nähtavus kehv. Kuna mõlemad laevad ootasid uut rünnakut, olid nad valmis reageerima igale radaril või sonaril nähtavale objektile. Mõne aja pärast ilmusid radarile ehamäärased kontaktid. Sonarilt tuli ka teateid, justkui oleks torpeedo lähenemas. 2 Ameerika hävitajad alustasid manööverdamist ja avasid tule oletatava vaenlase pihta. Mida kauem intsident kestis, seda rohkem teatati väidetavatest torpeedodest ja vaenlase kontaktidest. Siit hakkasid ka mõned Ameerika ohvitserid kahtlema, kas neid üldse tegelikult rünnatakse. Võimalik, et mõned radar- ja sonari lugemised olid mõjutatud ilmast või lainetest. Või siis laevade enda liikumisest ja kiiretest suunamuutustest. Kuid enne kui jõuti täielikult selgusele, mis tegelikult juhtus, jõudis Washingtoni juba raport, et Põhja-Vietnam ründas taas Ameerika laevu. Hiljem luureandmete täiendaval analüüsil sai selgeks, et 4. augustil ei toimunud mingit Põhja-Vietnami rünnakut. Need signaalluure raportid, mida tol ajal kasutati teise rünnaku toimumise toetuseks, ei olnud tegelikult piisavad tõendid. Vanad NSA andmed näitasid ka, et olulist teavet ignoreeriti, samas kui mõningaid aruandeid peeti rünnaku tõendiks, kuigi tegelikult rünnakut ei toimunud. Kuid 1964 aastal
avalikkus ei teadnud veel kogu tõde toimunu kohta. Ja president Lyndon Johnsoni ning tema nõunike jaoks nad pidid reageerima. 5. augustil andis Johnson käsu õhurünnakuteks Põhja-Vietnami mereväebaaside ja teiste sõjaliste sihtmärkide vastu. Operatsiooni nimetati Pierce Arrowiks. Selle käigus kaotati 2 Ameerika lennukit ja 1 piloot sai surma. Washingtonis toimus aga veelgi suurem muutus. 7. augustil võttis USA kongress vastu Tonkini lahe resolutsiooni. Johnson allkirjastas selle 10. augustil. See ei olnud ametlik sõjakuulutus, kuid see andis presidendile väga laialdased volitused kasutada sõjalist jõudu Kagu-Aasias, ilma et oleks olnud vaja uut sõjakuulutust taotleda. Hiljem sellest sai peamine õiguslik alus, mida Johnsoni administratsioon kasutas sõja ulatuslikuks laiendamiseks. On oluline kontekst, mida tollal kongressile ja avalikkusele täielikult ei selgitatud. USS Maddox ei olnud lihtsalt tavaline laev, mis piirkonnas ringi sõitis. See oli osa De Soto luurepatrullist, mis kogus elektroonilist teavet Põhja-Vietnami kohta. Samal ajal toimusid ka eraldi salajased reidid Põhja-Vietnami rannikule, mida toetasid Ameerika Ühendriigid. Maddox ei osalenud otseselt nendes reidides, kuid Põhja-Vietnami vägede jaoks oli raske teada, kui tihedalt olid erinevad Ameerika operatsioonid omavahel seotud. Siiski ei kasutanud Johnson kohe uut volitust, et saata suuri maavägesid. Tol aastal olid Ameerikas valimised. Ta tahtis näidata, et on kommunismi vastu kindlameelne, kuid ei soovinud ka jätta muljet, et valmistub suureks sõjaks. 1964. aasta novembris ta võitis presidendivalimised väga suure ülekaaluga. Avalikkusele näitas ta jätkuvalt, et ei soovi Ameerika maavägede osalust liiga palju laiendada. Kuid samal ajal, kui Washington oli poliitikaga hõivatud, sõda Vietnamis aina süvenes. Viet Cong muutus järjest tugevamaks. Jätkus ka inimeste ja varustuse sissevool Põhja-Vietnamist. Samal ajal jäi Lõuna-Vietnami valitsus nõrgaks ja ebastabiilseks. Pärast Diemi tapmist vahetusid juhid ja sõjaväevalitsused üksteise järel. Seega samal ajal, kui Ameerika üritas oma sekkumist piirata, muutus Lõuna-Vietnamil üha raskemaks iseseisvalt hakkama saada. 1965. aasta alguses toimusid sündmused, mis sundisid Johnsoni tegema suuremat otsust. 7. veebruaril Viet Cong ründas Camp Holloway'd Pleiku lähedal baasi, mida kasutasid Ameerika nõunikud. 8 ameeriklast sai surma ja palju lennukeid sai kahjustada või hävitati. Vaid mõni päev hiljem põhjustas veel üks rünnak Ameerika rajatisele Quinionis veel rohkem Ameerika ohvreid. Johnsoni administratsiooni jaoks oli üha raskem jätkata senist strateegiat, kus Ameerika vastus oli piiratud. Algasid regulaarsemad õhurünnakud Põhja-Vietnami vastu. 1965. aasta 2. märtsiks alustati operatsiooni Rolling Thunder. See oli pidev ja planeeritud pommitamiskampaania valitud sõjaliste ja majanduslike sihtmärkide vastu Põhja-Vietnamis. Eesmärk oli nõrgestada Hanoi võimet toetada sõda lõunas, tugevdada Lõuna-Vietnami valitsuse moraali ja sundida Põhja-Vietnami vähendama või lõpetama oma toetust Viet Congile. Kuid probleemid ilmnesid kiiresti. Pommitamisega polnud lihtne takistada inimeste ja varustuse liikumist lõunasse. Paljusid marsruute sai parandada, ümber suunata või varjata. Ja mida tugevamaks muutus Ameerika pommitamine, seda rohkem kasvas ka sõjaline abi, mida Põhja-Vietnam sai Nõukogude Liidult ja Hiinalt, sealhulgas kaasaegsemad õhutõrjerelvad. Õhukampaanial oli veel üks probleem. Ameerika Ühendriigid pidid kaitsma omaenda lennubaase Lõuna-Vietnamis. Üks tähtsamaid oli Da Nang. Seetõttu 8. märtsil 1965 Da Nangi saabusid 2 USA merejalaväe pataljoni. Alguses oli nende peamine ülesanne lennubaasi kaitsmine. Kuid see hetk oli väga tähtis, sest nemad olid esimesed suured Ameerika maismaaväed, kes saadeti Lõuna-Vietnami sõja uues etapis. Varsti laienes nende missioon. Kui Ameerika vägesid tuli kaitsta, tuli samuti valvata nende baasi ümbrust. Kui ümbruses oli Viet Cong, tuli korraldada patrulle. Kui patrulli rünnati, tuli vaenlast jälitada. Järk-järgult hakkasid sõdurid, kes olid algselt saadetud vaid valvama, võtma endale aktiivsemat lahingurolli. See oli täpselt see probleem, millega silmitsi seisis kindral William Westmoreland, Ameerika vägede juhataja Vietnamis. Tema arvates ei suutnud Lõuna-Vietnami sõjavägi üksi peatada üha tugevnevaid kommunistlikke jõude. Lõunasse sisenes järjest rohkem Põhja-Vietnami regulaararmee üksusi.
kui Ameerika eesmärk oli takistada Lõuna-Vietnami langemist, Westmorelandi sõnul oli vaja rohkem Ameerika lahingvägesid. 1965 aasta suveks see polnud enam küsimus, kas Ameerika Ühendriigid saadavad maismaavägesid, vaid kui palju neid saadetakse. Washingtonis toimunud aruteludes arutati 10 000 täiendava sõduri saatmist ja Ameerika vägede koguarvu suurendamist üle 100 000 enne aasta lõppu. Lõpuks nõustus Johnson Ameerika lahingvägede suure laiendamisega. Sellest hetkest alates ei olnud Ameerika peamine roll enam ainult nõustajate ja tugipersonali pakkumine. Ameerika Ühendriikide enda armee sai maismaasõja peamiseks jõuks. Aga miks jõudis Ameerika sellesse punkti? Kõige suurem põhjus oli külm sõda. Paljude Ameerika juhtide jaoks oli Vietnam osa suuremast võitlusest kommunismi leviku vastu. Nad nägid Põhja-Vietnami Nõukogude Liidu ja Hiina liitlasena. Oli hirm, et kui Lõuna-Vietnam langeb, võib kommunistlik mõjuvõim Kagu-Aasia teistes osades veelgi tugevneda. Oli veel üks põhjus, usaldusväärsus. Aastaid on Ameerika Ühendriigid öelnud Lõuna-Vietnamile ja teistele oma liitlastele, et nad ei lase kommunistlikel jõududel niisama lihtsalt võita. Washingtoni jaoks äkiline lahkumine võib jätta mulje, et Ameerika lubadusi ei saa usaldada. Johnson mõtles ka sellele, milline oleks selle mõju tema presidendi ajale ja Ameerika Ühendriikide poliitilisele positsioonile kogu maailmas. Mõned Ameerika ametnikud usaldasid samuti tugevalt oma sõjalist jõudu. Ameerika Ühendriigid olid tol ajal üks maailma võimsamaid riike. Meil olid kaasaegsed lennukid, helikopterid, suurtükivägi, logistika ja väga suur tööstuslik võimekus. Paljud planeerijad uskusid, et kui Ameerika tulejõudu täielikult kasutatakse, ei suuda Vietkong ja Põhja-Vietnam vastu pidada. Sellel avaldas suurt mõju kaitseminister Robert McNamara. Ta oli tuntud statistika kasutamise poolest, mõõtmiste ja arvulise analüüsi kasutamise poolest otsuste tegemisel. Vietnamis prooviti samuti numbrite abil mõõta, kes on võitmas. Vaenlase kaotuste arv, relvade hõivamine, täidetud missioonid, kontrollitud territoorium ja muud andmed. Kuid sellisel lähenemisel on suured piirangud, poliitilist lojaalsust külas, inimese soovi jätkata võitlust või gerilja liikumise võimet kaotatud liikmeid asendada ei ole lihtne numbritesse panna. Ka Washingtonis ei uskunud kõik, et Ameerika võidab. Üks väheseid, kes eskalatsiooni vastu oli asevälisminister George Beall. Ta hoiatas, et Ameerika Ühendriigid võivad sattuda sõtta, mida on raske lõpetada ja mis on oodatust palju suurem. Vietnamis oli ka teisi Ameerika ametnikke, kes nägid, et Vietkong ei ole lihtsalt välismaa armee. Sellel oli kohalikud võrgustikud, poliitiline organisatsioon ja toetus osalt maaelanikkonnast. Seetõttu ei piisanud ainult rohkematest lennukitest, pommidest ja sõduritest. Oli veelgi suurem oht. Sõja laienedes Ameerika Ühendriigid pidid vältima otsest suurt sõda Hiina või Nõukogude Liiduga. Nii Ameerika kui ka Nõukogude Liit olid tuumariigid. Hiinal oli samuti suur sõjavägi ja ta oli juba Ameerika Ühendriikidega Korea sõjas võidelnud. Seetõttu pidi Washington suurendama survet Põhja-Vietnami vastu nii, et see ei viiks otsese suurvõimude vastasseisuni. See ongi põhjus, miks Vietnami sõda oli teissugune. Ameerika Ühendriigid olid väga võimsad, kuid nad ei saanud kasutada kogu oma sõjalist jõudu piiranguteta. Nad ei tahtnud Hiinat otseselt rünnata ega alustada tuumakonflikti Nõukogude Liiduga. Ja nad ei tahtnud ka näida, nagu oleksid nad alustanud uut maailmasõda. Seetõttu kasvas sõda samm-sammult. Alguses oli see rahaline ja sõjaline abi, siis tulid nõustajad, seejärel helikopterid, luure ja salajased operatsioonid. Järgnesid pommitamised. Seejärel saadeti väed baasidesse valvama ja sealt edasi muutus nende missioon täiemahuliseks lahingtegevuseks. Ei olnud ühtegi päeva, mil Washington oleks lihtsalt öelnud, et alustame nüüd suurt Vietnami sõda. Selle asemel tehti tol ajal rida otsuseid, mis paistsid esmapilgul piiratud olevat, kuid iga uus samm tõi kaasa uue probleemi, mis nõudis omakorda järgmist sammu. 1965. Aastaks oli olukord juba hoopis teistsugune võrreldes ajaga, mil Ameerika esimest korda nõustajaid saatis. Ameerika Ühendriikidel oli juba pommitamiskampaania Põhja-Vietnami vastu ning Lõuna-Vietnami saadeti kiiresti üha rohkem lahinguvägesid. Sõda, mida kunagi loodeti kontrollida raha, väljaõppe ja sõjalise surve abil, muutus otseseks Ameerika sõjaks. Ja just siin näeme, miks olid Vietnami sõja esimesed aastad nii olulised.
Ameerika Ühendriigid ei ärganud lihtsalt ühel hommikul ja otsustanud saata tohutut armeed. See astus järk-järgult sõtta, kartes kommunistlikku laienemist, lubadusega kaitsta Lõuna-Vietnami, murega Ameerika maine pärast, poliitilise surve tõttu Washingtonis ja usuga, et Ameerika ülekaalukas sõjaline jõud suudab probleemi lahendada. Kuid oli üks asi, millest paljud Ameerika strateegid alguses täielikult aru ei saanud. Sõja saatust ei otsusta ainult relvajõud. Nende vastane oli valmis kaua võitlema, taluma väga suuri kaotusi, neil oli toetus Põhja-Vietnamilt ja kommunistlikelt liitlastelt. Ja nad võitlesid omaenda maal. 1965 aastal tehtud otsus ei lõpetanud probleemi. See avas hoopis Ameerika osaluse suurima ja veriseima etapi Vietnamis. See oli sõda, mis kestis veel palju aastaid ja muutis nii Vietnami, Ameerika Ühendriike kui ka seda, kuidas ameeriklased omaenda võimu nägid.